näiteks need laigud siin tee peal, need on lõhki sõidetud konnad, kevad on käes, konnad on läinud liikvele, autojuhid kiirust ei vähenda ja sõidavad neist üle. Ausalt öeldes tegelikult ei saaks ka seda autojuhtidele üldse pahaks panna, siin ei ole mitte ühtegi märki, mis hoiataks, et just siit kohad on, tahavad konnad oma kudemispaika minna. Konnade kevadine renne on alanud, vähemalt Harjumaa konnad hüppavad maanteel ja juhtide sõnul takistavad liiklust. Neist ülesõitmine on vastik ja juhtidele vastumeelt. Kõige rohkem teateid ongi tulnud Tallinn-Tartu maanteelt Saula siniallikate lähedusest. Pirita jõe silla ümbruses pidavad konni suisa sadade kaupa teel hüppama. Kahjuks on ka juba laiaks litsutud konnade hulk masendavalt suur. Tegelikult on selline maanteedel hukkumine üheks päris oluliseks ohufaktoriks konnapopulatsioonidele. Sellisel maanteel, nagu mille ääres me praegu oleme, kus selline ööpäevas liikuvate autode arv on 10 000 ja võib-olla ka enam, siis konnal siit elusalt üle tee jõuda, see tõenäosus on ikka päris kasin, mis tähendab seda, et tegelikult hukkub siin lühikese aja jooksul tuhandeid ja tuhandeid konni, kes ju järglaskonnas sellest jäävad nagu välja juurdekasvu andmisest ja see tähendab aastate jooksul väga suurt kadu ja populatsioonide kadumist. Teateid on tulnud ka mujalt Eestist, aga siiani pole massilist liikumist veel täheldatud. Praegu on teatatud konnade massilisest liikumisest Tallinn-Tartu maanteel Saula silla juures, aga mujalt Eestimaalt veel sellist informatsiooni, et nüüd konnad massiliselt liikvel oleksid ei ole, aga ju ilmselt tuleb, sest eks ta on igakevadine probleem ja ega siin on raske ka midagi ette võtta peale liiklejate informeerimise ja hoiatamise ja siis paluda, et nad oleksid tõesti ettevaatlikumad ja vähendaksid kiirust. Et autode alla jäänud konni tulevad sööma linnud ja loomad, siis on ka neil oht rataste alla jääda. Seetõttu palub Maanteeamet maanteedel liikudes topelt ettevaatlik olla ja ikka teada anda, kui midagi kahtlast märkate. Maanteeameti ja Maanteeinfokeskuse lühinumber on 1510 ja seda liiklejad teavad ja kui te märkate sellist kohta, siis tulekski kindlasti sinna helistada ja see informatsioon jõuab meieni päris kindlasti.